suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Tänaril on nime hea, suusad alla, seal mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ei, läheb, go. Go teeninduspunkt. Tulge internetti! Internet, mis levib ka suusarajal. Liitu kohe lühinumbril 1545 või veebis energia.ee. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsõr piina. Mees, talvespordi suurim fänn Saku originaal jagab nüüd laiali 5000 € eest talvekama. Aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali 6 pakilt või saku.ee. Seekordset saadet Suusahullud on mul hea meel alustada otse loomulikult Otepäält, kus aset leidmas siis murmasuusatamise maailmakarika etapp. Ja siin on ka tegelikult suusahulludel väga vastutusrikas ülesanne. Nad peavad selle raja nii-öelda lahti sõitma ja see on väga kihvt vaadata, kuidas suusahullud siin kogu maailmale näitavad oma suusasammu. Suur suusapidu Otepää maailmakarika etapp sai avalöögi juba reede õhtul suurejoonelise avamistseremooniaga. Maailmakarika etapi tulesüütajaks oli kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu. Samuti leidis aset traditsiooniline hooldemeeste vaheline suusavõistlus, mille võitsid norralased Venemaa ja Rootsi hooldetiimide ees. Efektne trummishow mattis aga uuenenud Tehvandi suusastaadioni korraliku suitsupilve alla. Oma ette vaatamisväärsus oli aga kahtlemata ilutulestik, mis andis avalöögi juba 11. korda aset leidvale Otepää maailmakarika etapile murdmaasuusatamises. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsõr piinab. Vana klaver teeb meeleni haledaks, et võtaks või peatäie viina. Akna taga on härmatanud kuused, üle järvegi puuvalge raga. Vana klaver, kas metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada? Kui reedesel avamistseremoonial olid uued Tehvandi tribüünid vaid osaliselt täidetud, siis võistluspäevad, laupäev ja pühapäev tõid Tehvandile rajaäälde kaasa elama tuhanded pealtvaatajad. Sportlasi oli kokku 26 riigist ning pealtvaatajaid kokku ligemale 15 000.
korralduskomitee esimees Alar Arukuuse sõnul sujus kõik suuremate viperusteta. Arukuusk sõnas, et tegemist oli esimese tõeliselt mastaapse võistlusega peale eelmisel aastal toimunud põhjaliku staadioni rekonstrueerimist. Seda, et tingimused suurvõistluste läbiviimiseks on head, seda kinnitasid kohapeal ka Rahvusvahelise Suusaliidu esindajad ning sportlased ja nende tiimiliikmed. Kõik, mis selleks aastaks kavandatud oli, sai ellu viidud ja viimasel hetkel aitas ka meid ilmatavat, kes reede öösel andis külmakraadid ja võistlusrada sai tänu sellele väga hea ja väga tugev. Tänane väike lumesadu enam seda midagi ei rikkunud, eessõitjad tegid oma tööd väga hästi spordihullude näol. Ja Eesti publikut kogunes 2 päeval vaatama, ikkagi esimesel päeval võib-olla 90 000 inimest, tänaselgi päeval 4-5 000 inimest oli koha peal, elati kaasa nii nagu eestlastele kohane kõigile ja asjatundlikult, et võib järjekordselt väita, et Eestis on maailma parim suusapublik. Suusahulludele omistatud eessõitja amet polnud aga sugugi mee lakkumine. 2 päeva jooksul kogunes suusahulludele hulgaliselt treeningtunde ja kilomeetreid. Samuti oli ette nähtud aeg, kui kiiresti tuli MK-etapil rada läbida. See tähendab, puhata aega ei olnud. Tehvandi tõus tuli läbida 5 korda ja üsna korraliku tempoga. Eile tuli 5 ringi, see on 25 kilomeetrit ja õhtul sõitsime siis selle veel maratoni, selle avatud treeninguga läbi, see oli siis Palule tagasi 22 või 23 kilomeetrit. Või Matule, jah, et siis, nii kõva, mis ei ole. Et siis tuli kuskil, ma arvestasin 50 ja võib-olla natuke peale. Ja treeningtunde kogunes just siin samas Otepää MK-rajal ka päris palju. Neid ikka tuli, et päris keeruline. Müts maha nende meestest, kes seda võistlustempos teevad, et see on ikka päris karm. Aga väärt kogemus. Ma saan aru, et suusahullute jaoks oli veel see lisakoormus, et väike pidu õhtul ja siis hommikul vara rajale. Nii ta kõik peab olema, et väike pidu käib asja juurde ja see, mis siin toimus eile õhtul ja vastu tänast hommikul, et see oli ikka kihvt, nii nagu peab. Peale korralikul spordipeole kombeks. Jaak, kuidas oli? Ma saan aru, et sul läks selles mõttes hästi, et sa ise ei pidanud nagu rajale minema, aga mis su ülesanne nagu oli kokkuvõttes? Ei, selles mõttes läks kindlasti hästi, et ega vaadates siin kõrvalt eile, kuidas 5 ringi läbiti, et kui alguses tekkis veel selline väike tunne, et kurat, tahaks rajal olla, siis pärast nähes neid peale 5. ringi, siis oli see tunne nagu ammu kadunud ja nagu nautisin kõrvalt seda vaatepilti, et ma olen ise kunagi sõitnud ka siin ees ja tõesti võin rahvale kinnitada, et need ei ole lihtsad rajad ja sõita suudavad seal ainult ikka väga tugevad. Ise olin, mis ma olin, et videokontrolli eest vastutasin siin, et võistlejad klassikalist tehnikat ikka järgiks ja nii-öelda raja peal korralikult käituks, et sellega see aasta õnneks väga palju probleeme ei olnud, et siin sprindil mõned naisterahvad siin ei saanud aru, mis jälge pidi tuleb sõita, aga muidu oli kõik väga. Kuidas siis suusahulludega rahule jäid? Oi, super. Siin treenerile ei jagu kiidusõnu siin koha peal, et see oli võimas elamus neile ja väga positiivne emotsioon mulle endale samamoodi. Kus sa nüüd, Šerdalen isiklikult andis oma prillid ära? Nende prillidega on siuke asi, et 3 aastat tagasi sai neid soetatud ja siis oli mu eesmärk, et ma pean selle mehega ühe korra pildile ka saama ja see oli just eile õhtul peale meeste 15 kilomeetri distantsi. Me leidsime ta siit finišialast üles ja sain oma unistuse täidud, meil on pilt tehtud ja varsti on see suusahullude koduleheküljel üleval. Tänavune suusaspordi tippsündmus Eestis tõi kõige enam rõõmu norrakate õuele, kes võitsid 10 ja 15 kilomeetri klassikasõitudel ja klassikasprindis kokku 6 poodiumi kohta. 3 nendest olid kuldsed. Ajalugu tegi Marit Björgen, kes saavutas oma karjääri 43. maailmakarika etapivõidu, möödudes sellega Penteskaarist. Rohkem etapivõite on maailmas korjanud veel vaid Jelena Välbe. Parima eestlasena sõitis Andrus Veerpalu meeste 15 kilomeetri klassikasõidus välja 5. koha. Tubli esituse tegid ka meessprinterid, kellest tervelt 6 jõudis veerandfinaalidesse. Tõeline ebaõnn jälitab aga Kein Einastet, kelle sportlaskarjäär meenutab Gert Kanterit. Kanter kaotas teatavasti 43 võistlust järjest Virgilius ja Neknale ning esimene võit saabus alles 44. korral ja siis juba koos olümpiakullaga. Tahaks loota, et ka Kein Einaste esimene suurem õnnestumine leiab aset juba eesootavatel tiitlivõistlustel Holmenkollenis. Esimene sprindidistants on maailmameistrivõistlustel kavas 24. veebruaril. Täna saada suusahullud on üles siis Kein Einaste. Kein läks natuke õnnetult, aga samas milliseid järeldusi sellest
teha, et suusakepp läks puru. Järgmine kord siis valmistame paremini ette ja on rohkem keppe rajal ja saad kiiremini kepi kätte võib-olla. No eks see vajab ka läbi mõtlemist ja töötamist, et see vahetus käiks kiiremini ja võib-olla ka ise oleks pidanud kohe karjuma kõvemini, et mehed oleks aru saanud, et kepp on puruks, aga seda peab karjutama, jah. Kus kohas see täpsemalt katki läks? Siin kohe stardisirge lõpus. Ja see tähendab seda, et tegelikult ega sul mingit šanssi enam ei olnud, et... Ei šanss oli ikka, sest ma sõitsin need tõusud ja sõitsin veel väga kõrgel kohal ja noh, selle klassikas sa saad jala pealt veel tõusud sõita, aga siis kui läks paarist tõuke peale, siis see lühem kepp ikka on meeletu eelis teistele. Aga kuidas vorm on, kas selle seisundi pealt, mis sul täna on, ka kvalifikatsioon näitas, et tegelikult sa kuulud absoluutselt maailma tippu, nüüd on neid küsimus selles, et kuidas siis Osloks ilusti valmistada? Eks siin tuleb õiged otsused teha ja proovida säilitada seda, mis on ja kõik elemendid viimseni läbi töötada ja enesekindlust säilitada. Kuidas on, kas rohkem oled praegu vabadehnikas või klassikas kõvem, kuidas endale tundub? Eks tulemused räägivad enda eest, et paraku on klassika oluliselt tugevam olnud, aga töötame ka uisukallal edasi. 2011. aasta maailmakarika etapp murdususutamises on siin Otepääl siis peetud ja nüüd on siis Tehvandi suusastaadion juba juunioride ja U23 maailmameistrivõistluste ootel ning loomulikult on kõik huvilised jälle oodatud siia kaasa elama Eesti sportlastele, sest kindlasti näiteks Kaarel Nurmsalu on öelnud ka siinsamas meie enda Sport TV kaameratesse, et tema läheb võitlema medali pärast ja tahaks loota, et ka Karel Tammjärv ja teised noored andekad kujud siit juunioride maailmameistrivõistluselt võiksid medaliga koju tulla. Võib öelda, et oled juunioride maailmameistrivõistlusteks tegelikult valmis? Jah, ma arvan, et see kontrollstart oli päris hea juba, et siin aasta lõpus toimunud Eesti meistrivõistlustel oli veel selline seis ei olnud kõige parem, aga praegu tunnen ennast enesekindlalt ja ma arvan, et siit võib veel paremaks minna. Kas medal juunioride maailmameistrivõistlustel oleks see, mida me võiksime loota või milliste eesmärkidega sa lähed? Eesmärgid on üpris kõrged, et medalit ma ei julge ka ise loota, aga koht esikümnesse oleks see, millega ma jääks väga rahule. Ja ma lootan seda. Suusahullud leidsid Tartu suusarajalt üles ka ühe provinendi, kes igal nädalavahetusel Tartu Dendropargi suusaradadel kilomeetreid ja suusatunde kogub. Tegemist Eesti Vabariigi peaministri Andrus Ansipiga, kes valmistub aktiivselt Tartu maratoniks. Ansip osales jaanuaris ka Tšehhis toimunud Izerska Padesatka 50 kilomeetri klassika maratonil ning peaminister saavutas seal 1293. koha. Finišisse jõudis kokku 3679 sportlast. Ansip läbis 50 kilomeetri distantsi 3 tunni, 49 minuti ja 9,3 sekundiga. Võistluse võitja Anders Sauklandi aeg oli 1 tund, 43 minutit ja 28 sekundit. Pühapäeval alustab EMT Estoloppet 2011. aasta maratonide sari 27. Viru maratoniga. Kolmapäeva südaööl lõppeb eelregistreerimine ning pühapäeval 30. jaanuaril kell 11.00 antakse start Viru maratonile. Kirja on ennast pannud tänase seisuga sinna juba ligi 1100 suusatajat. Et suusamaratonist võtab osa enam kui 1000 suusatajat, siis on sellega seoses korraldajatel palve, et kõik osalejad varuksid piisavalt aega kohale jõudmiseks ning stardimaterjalide väljavõtmiseks. Kui võimalik, siis tulge kohale mitmekesi ühe transpordiga
See aitab kindlasti kaasa paremale parkimiskorraldusele. Lisaks soovitavad korraldajad jälgida ka jooksvat ilmastikuinfot. Stardimaterjalide väljastamine toimub pühapäeval 9.00 kuni 10.30 ning kohapeal on võimalus samuti maratonile registreerida. Lisainfo leiab võistluse juhendist aadressilt www.sportinfo.ee. Oleme nüüd kogunenud oma kaamerate ja õpilastega siia meie oma Tehvandi tõusu jalamile, kust kohe läheb siis tõsiseks tõusu võtmiseks. Et võib-olla kui kaamerapilt korra näitab ka siia tõusu peale. Kaamera petab, nagu kõik teavad, tegelikult see tõusunurk on ikkagi päris järsk ja isegi kõige tugevamatel harrastajatel võtab nii-öelda suusatajate keeles jala pehmeks küll. Pulsi punasesse ja silmadest lööb tiimhapet ja välku välja lausa. Aga me hakkame seda nüüd kergel sammul seda tõusu lahendama. Ja teemaks on tõusuvariant, ehk siis paaristõukeline kahesammuline. Kõige rohkem harrastajatele nii-öelda konti mööda sõiduviis, sest seda on kõige lihtsam teha ja kõige rohkem sõidetakse ka. Aga siin on siis lubatud isegi väike selline keppide mahalöögi nii-öelda erinevus, et võib natukene üks kepp minna teisest enne maha, millele muidugi ei ole vaja nagu eraldi rõhku pöörata, aga lihtsalt, et kui juhtumisi teil nii on, et sellest pole hullu midagi. Ja tõusu peal siis samamoodi mõlemale jalale toimub ikkagi nibisemine, käetõuga läheb ühele poole ja toimub siis nii-öelda sinna poole, kuhu me selle nüüd käetõuga teeme, sinna poole kallutame ennast natukene õlgadega, aidlasti keppidega kaasa. Ja nagu tõmbame ennast tõusust üles. Et tõuga koosnebki kahest osast, põhimõtteliselt ühele poole tõmbamiseks ja teisele poole lõpeb käte töö nagu tõukega. Tõmme, tõuge. Aga teeme. Siis on vast kõige paremini näha. Et kasutame üla teha jõu ära, et ainult ei tõua kätega. Kasutame natuke keha kaasa ja aga kui oleme tõusust üles saanud, siis õpime laskumise varianti ka. Tõusu variandile alati vastab laskumise variant. Ja vaatame õige laskumise asendi üle. Ja see on hea raskus. Niimoodi on õige. Maratoni variant ja õige variant. Et oluline on siin siis jälgida, et keharaskus oleks kandadel. Küünanukid toetame siia nii-öelda põlve peale. Keppidel vaatavad ilusti taha, sest kui juhtumisi keegi teil tagant sisse sõidab, seda saab teid keppidest tõugata, kui me keppe niimoodi hoiame, siis esiteks pole keharaskust tõenäoliselt kandadel ja teisele peaga kuskilt sisse sõidab. Nii, et see on siis nii-öelda selline kõige õigem laskumisasend. Kui jalad ära väsivad, siis võime jalgu natuke sirgemaks lasta, aga suure takistus võiks ikkagi olla võimalikult väike, ehk siis ülakeha hoiame all. Tänases saates siis tutvustaks kliistreid, mida põhiliselt vaja läheb. Nii-öelda aluskiina tasuks kasutada sinist kliistrit. Antud juhul meil on muidugi flooriga, aga treeningutel otsest vajadust ei ole floori määrded või libisemise asju kasutada. Et seda tasuks kanda siis õhuke kiht ja korralikult ühtlaselt laiali jääda. Siis viia välja 10-15 minutit, et ei jahtuks. Ja siis tuleks valida järgnevad kliistrid, mis siis olenevalt ilmast on, kas on vesine, kas lumi on teraline, must ja nii edasi. Jääkliister on lilla, mida tasub kasutada. Siis kui mustust on, siis tasuks hõbedat panna ja universaalkliistrit.
ning kui suure teraline on, siis üks vaieldamatu parim määr on Rode Multigrade, seda kasutavad ka enamus koondise MK-del. Ning vee korral on asendamatu asi punane kliister. Ükskõik, kas siis Rexi või Swixi või Rode. Antud juhul me siin enamasti kasutame Rexi ja Rode tooteid. Ning alati võib ka olla universaalkliister iga harrastaja määrdekohvris, et ta on küll siuke, nii-öelda ongi universaal, et pole ühte ega teist, aga nii-öelda ajab asja ära. Kliister on asendamatu asi märgades oludes ja jäistes oludes, et siis tahkete määretega üldjuhul pidama ei saa. Et on vaja siukest kleepumat määret, milleks siis on kliister. Muidugi teelt on olemas ka kliistri jaoks spetsiaalsuusad, mis on üldjuhul kulp on jäigem ja ninad pehmemad, aga kuna üldjuhul enamus inimestel harrastajatel ei ole kahte paari suuski, siis on enamasti poes müügil olevad suusad on tahkesuusad. Ehk siis tuleks määrida kliistri puhul üks 3-4 sentimeetrit lühemalt, sest muidu hakkab ta libisemist takistama. Et ennem siis, kui hakkad pidamist nagu panema, võiks selle pidamisala ära karestada. Selleks siis kasutatakse liivapaberit. Hetkel mul on siin 180, 150 kuni 180 täitsa okei. See on siis selle jaoks, et see määre siin paremini kestaks ja nii kiiresti ära ei kuluks. Praegu momendil teen karestuse natuke lühemalt, kuna siia läheb kliister alla, et siis on vaja natuke lühemalt panna, et ta takistama ei hakkaks. Nii, nüüd läheb siis õuke sinine kliistri põhi alla, nii-öelda krunniks, kuna homme on siin meil Eesti meistrikad ja harrastajad on ka stardis, siis peaks neil kuidagi need suusad pidama ja lõpuni ka kestma. Selleks on sinist vaja, et kuna see lumi on suhteliselt teraline praegu, siis on vaja siuke krunt alla panna. Kuuriga soojaks, sest on suhteliselt siuke nätska, aga seda naljalt päeval ei saa. Ja kui ütleme, et siin on väike vahe ka, et kas määrida tahkega või siis kliistriga. Kliistriga tuleks panna alati natuke lühemalt, üks seest 3-4 senti. Kuna see kliistri määrida nagu paksused tuleb nagu natuke suurem. Kui määrid sama pikalt, siis ta hakkab takistama või üldse kinni võtma. Kordida laiali. Ilusti selle ühtlaselt jääks siuke nii-öelda nagu kile, kui kogu selle pidamisele ära võtaks. Ja siis võiks jälgida ka seda, et nii-öelda eest see üleminek ja pidamisalal, et see kliister oleks siuke hästi sujuv, oleks üleminek. Et treppi jääks, see hakkab lund koguma ja takistama samamoodi. Nii, ongi valmis. Jahtuma. On nime hea, suusad alla, seal mäe peal libised ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaabik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. On nime hea, suusad alla, seal mäe peal libised ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida,
kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, seda lokkides lontsõr viina. mees, talvespordi suurim fännsaku originaal jagab nüüd laiali 5000 euro eest talvekama. aja suusad alla ja löö oma talent lauale. Vaata originaali 6 pakilt või saku.ee.